aga oleme avaviile ootuses ja see kõlab siit ja Elva paneb palli mängu. Ka Unitedil platsi peal, siit taga Vain läbi minemas. Tuleb esimene löök ja suurepärane tõrje. See loo aega nii-öelda pidulikult lõppenuks kuulutada, aga siin moment Elvale ja tuleb katse ja käib pall, aga ei ületa see Elva kaitseliini sealt. Kas sai pea vahele? Valts lööb madalalt ja pall on korraks lahtine välja ka. Berašvili tuleb katse ja jällegi raam. Siit mingi väga huvitav kombinatsioon nüüd. Berašvili krutib seda palli ja tuleb taas kord peale löök. Et millist mängijat sa tahad, milline on su mänguplaan, et ei ole lihtsalt nii, et võtad ühe hea mängija juba on hästi. Aga Gisala siin ja tuleb teisest lainest katse ja Vusu. Ja tundub, et siin üleminekutel võiks veel tekkida, aga siukseid asju ei saa teha. Väga alt tagasi sööt ja Gisala nüüd minemas Kruusiga silmitsi, kas otsib veel söötu, otsib ja Berašvili! Ja eksib sealt. Et on ju Elva ka tahtnud Premium-liigasse tõusta, aga siin samal ajal rünnakule tõusmas. Tuleb pall kasti ja seal on korraks segadus, aga Laagus püüab selle palli. Kui siin Bangura saab veel väravale keerata, aga teise lainesse pall ja sealt tuleb mööda uuendust saanud, et tegelikult jah, United Elval ikkagi pikk minevik siin esiliigadest mitu aastat, kui siin tuleb suurepärane katse ja see pall tundub ikka täielik trall. No siin läks täise tänava jalgpalliks kätte ära jah, ja see olukord ei ole veel läbi, palts ja läheb natuke. Nii, tuleb uus pall kasti ja sealt Tomson peaga ja napilt mööda lükkama ja seltskonnas olema. Gisala ja mitmekesi sealt Jovusu ja see pall lõpetab võrgus. Ja see pall lõpetab võrgus ja Nõmme läheb seda mängu juhtima ja Elva seal ei ole rahul ja seal on nüüd mingisugune tõuklemine. Seal on nüüd tõuklemine, Veiko Kütt oli seal mängijate keskmes ja hulk Nõmme Unitedi mängijaid ka ja Saka ja Kütt seal. Siin on lihtsalt, kas see on egod põrkuvad või mis siin toimub, aga kutsub peaaegu Dennis Nõmme mõlemad mehed enda juurde. Et siin nüüd väga huvitav, kas siin nüüd selles viimases momendis midagi juhtus? Jah, ja nüüd siin oli korraks pilt, kus... Aga siin toobis Gisalale väga hea pall, vahelt sööt Berašvililt. Resultatiivselt mänginud, tõsi ka mõlemad sellise ründava suunitusega mängijad, et midagi hooaja peale peab kokku tulema, kui siit suurepärane sooritus. Ja siit suurepärane sooritus. Ja kui ei saa neid palle sealt meestelt läbi lüüa, siis tuleb pall lihtsalt ristnurka lüüa, lihtne, loogiline. Jah, et Saka võtab ikkagi oma ära, et on siin saanud 4, 5, 6 üritust järjest lähemale jõudnud ja Saka teeb Saka asju, et 41. väravaosalus siis selle loel. Pöörane mees, aga tõesti näitab, et vormi on ja on tal leping, aga võib-olla selline sirgjoonelisem mäng nüüd kohati. Berašvili otsib läbi söötu Kokale, Koka terava nurga alt. Otsib Kanna söötu edasi ja sealt tuleb ära Artjom Truvert. Ja Koka väga efektse sööduga ja Nõmme United on seda mängu 3-0 juhtimas. Ja võttis kapteni peale endale ja tuli näitas, mida kapten teha oskab. Ja oskab selliseid sööte mängida. Jah, et tahaks nüüd kordust näha, et kus Elva kasti kaitse seal jäi, et Koka läks sinna liini taha. Et ei teagi, mida me siin juba tähistame Unitedi võitu ja punktirekordid, kui siit tuleb järjekordne pall võrku. Ja Nõmme nüüd läheb see mängu 4-0 juhtima ja elu tulestik ja tore juubeldamist siin mingil ja... Aga vaatame sealt rikošetist ja kas Andrei Frolov võis olla või oli Berašvili? Berašvili seal kasti peal peale laadis, aga ei saa aru, kus see rikošett seal tuli. Ahah, Frolov, jah. Tuleb United, tuleb Bruno Vain, Koka. Terav löök ja läheb sealt kas postipärk. Klopsitud päris, aga siin on nii palju nüüd vahet, nii palju noori poisse, et ma arvan, siin päris palju kannatab ka see mäng selle arvelt, kui siit järjekordne värav ja Nõmme United tõesti on tegemas selle Elvaga enam-vähem kõiki, mida nad vähegi tahavad teha. No siin juba näidatakse, et miks nad meistrid on ja mingit allastust siin ei ole, kõik tahavad oma näitajaid siis paremaks saada.
no jah, tõesti, miks mitte. Kui juba, siis juba ja no Bruno Vain on tegelikult terve senise mängu väga. Tõesti viimased sekundid ja saame näitudele õnne soovida. Esiliiga meistrid, esiliiga punktirekord. Ja siit saab see mäng ametliku pitsari. No palju õnne Nõmme United, korralik mäng täna ja tõesti suurepärane sooritus Elva vastu. Elva kaitsja Veiko Kütt, no täna päris selge kaotus Nõmme Unitedile, aga täna vist oligi nende klassi ja tahtejõu vastu raske. Ma ei ütleks, et väga raske oli selles mõttes, et esimene pooleks jäime nagu tublisti hakkama, et ilmselgelt me ootasime rasket mängu, et ega me vabandusi ei otsigi, lihtsalt hooaeg on pikk olnud, mingil määral nende pink kindlasti pikem, kvaliteet parem. Kahju on loomulikult sellise emotsiooniga nagu hooaeg lõpetada, et seni oli nagu kõige suurem kaotus 3 väravaline, nüüd nagu ikkagi topiti värava täis normaalselt, et aga eks me peame õppima sellest asjast ja edasi minema, et ega meil siin norutada midagi ei ole, et täna oli nii ja elus on hullemaidki asju. No sina kogenud mängija, aga samas teil Elvas palju noori, just ka selles mängus tuli peale siin hooaja lõpus. No mis mulje nemad jätnud on? Kõik on väga tublid selles mõttes, et need noored, kes tulid, et nad tulid see aasta U16 Eesti meistriks, et ma näen, et kui nad tublisti esinduses trenni teevad, siis võib neist täitsa asja saada ja tundub, et mingisugune järelkasv on tulemas. No 4. koht sellel hooajal, millega rahul olla, millega mitte? No ütleme, et miinimumeesmärk meil oli selline tubli keskmik olla, et selle me täitsime ära, et maksimumeesmärk oli siis võimalusel mängida sinna niiviisi ülemineku mängule, aga teatud põhjustel poole hooaja pealt me kukkusime ära, et seal olid oma nii-öelda probleemid, et aga võitlesime Velkoga veel siin 3. koha peale tublisti, aga ütleme jah, et meil see hooaja lõpp läks natukene koosseisu nii-öelda lühikese pingi taha. Aga ei, me midagi taga ei nuta, et ega me oleme väärt täpselt seda, mis tabelis otsa vaatab. No järgmine hooaeg, mida Elvast oodata, oskad juba selliseid lubadusi, mõtteid anda? Ma ausalt ei tea nagu midagi, et meil olid paljud siin laenul ja paljud olid siis lepinguga hooaja lõpuni ja paljud on vanad ja nii edasi, et eks siis elu näitab, et loodame, et saame Elva saab mingi apetiitse võistkonna jälle kokku ja proovime kõigile natukene tuld taga hoida. Aitäh sulle, Veiko, ja palju õnne teile! No, absoluutselt. Roll see on raske ette vaatada. Palju õnne. Aitäh. Me peame sammiga kohe tõstmisega välja. Vaatame sinna poole ka korraks. See tõstame sammiga. Palju õnne. Olete väga ära teeninud selle karika. Palju õnne, no mis tunne esiliigat võita ja punktirekordiga ka veel? Aitäh, loomulikult väga hea ületunne, et teist korda 3 aasta jooksul, et ma arvan, et täna võime rõõmustada, et ma usun ja väärisime seda võitu. No läbi mille te seda väärisite, mis sa tunned, mis teie trumbid tänav olid, mis teid eristas konkurentidest? Ma arvan, kindlasti väga hea komplekteeritus. Täiendasime meeskonda 2
väga kogenud mängijaga kui Saka ja Andrei Frolov, et väga palju andsid võistkonnale juurde, samuti ma arvan, see aasta kindlasti väga õigustatud nagu legionär Riki Chanda oli väga hea kaitseliinile ja ma arvan, ülejäänud võistkond ka väga ühtlaselt, ka noored Truuväärt Radomski, kes tõstis pead ja sai palju minuteid, et ma arvan, ühtlaselt tugev meeskond, samuti ma arvan, et väga tugev ja professionaalne treenerite tiim ja ma arvan, terve klubi, ka tegevjuht esindusel Martin Klasen tegi väga suure töö ära, meil tublid vabatahtlikud, ma arvan kõik, et see on ühine pingutus. No kui enesekindlalt täna selle mängule tulite, et tuleb täna siit see punktirekord ära? Ma usun, et me läksime igat mängu esiliigas võitma, olime enesekindlad, teadsime, et Elvaga midagi lihtsalt ei tule, aga kindlasti motiveeris see esiliiga punktirekord ja tahtsime ikkagi hooaja nagu hästi lõpetada. No kuidas sa tunned, kui palju peab see meeskond muutuma uueks hooajaks, et premium-liigaks siis valmis olla ja seal hästi esineda? No ma arvan, et ega see väga palju nüüd ei muutu, et eks selleks, sellepärast, et ka me kindlasti eelarves jääb mingid piirid, aga ma arvan, eks mingitel positsioonidel kindlasti otsime täiendusi ka ju täna. See mäng oli nagu mõnele mängijale nagu viimane, nagu Karl Gustav Kokka, meie oma kasvandik, et tema ilmselt ei jätka, et jah, et eks vaatame, aga kindlasti proovime eelmise aasta Premium-liiga hooajast õppida ja peame olema paremini valmis ja ma usun, et oleme ka järgmisel aastal paremini valmis. Aitäh sulle, Mart, ja palju õnne veel kord! Karl Gustav Kokka, palju õnne! Esiliiga meister, uhke tunne ja said ka sellesse viimasesse mängu suurepäraselt panustada. Jaa, ei, kindlasti täiesti super tunne ja see, et me selle rekordiga nüüd purustasime, et see on, ma arvan, mõjub väga hästi kõigile. No kuidas sa kirjeldaksid Unitedi tööd läbi selle hooaja? Kui palju see võib-olla on erinenud mingisugustest varasematest aastatest? Puhkusid polnud, ma ütleks, et treenisime ikka nagu väga-väga palju, et koondisepausidel, kui teised puhkasid, me ikka tegime nagu ikka korralikult andmist. Et ma arvan, et see ongi see, et miks me lõpuni nagu kessime, et me ikkagi siin lõpus ka ikkagi smashisime enamus kõik ära. No kuidas sa enda rolli kirjeldaksid läbi selle hooaja? Palju pigem tulid ju vahetusest, aga suutsid väga palju oma märki ikkagi maha jätta, et no kõva hooaeg. Jaa, ei kindlasti. Hooaja esimene pool ma olin rohkem see põhivend, jah, aga siis, kui ma ikkagi nagu veits suvepaiku või sügisel andsin, vara septembris andsin teada, et võib-olla jätka järgmine hooaeg, siis ikka hakkasin pingilt sätkuma. Aga nagu näha, siis pingilt ka tulin, tegin oma töö ära ja kõik on rahul. No saame siis aru, et viib elu sellest suurest jalgpallist natukene eemale ja sind siis praegu ei näe edasi. Järgmine hooaeg ilmselt ei näe, jah, aga nagu ma olen varem, kui puhkamas käinud, eks siis vaatame, mis elu toob. No milline see tänane õhtu nüüd on? Küll tuleb töönädal vist peale, aga annab vist midagi korraldada küll? No ma arvan, et enamus võtsid homse vabaks, et vaatame. Aitäh sulle ja palju!